Tere tulemast Valguse looja kanalile. Tänases kaardivideos küsime, mida toob aasta 2026 tulemärkidele. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka inglite ning haldjate selliseid toetavaid soovitusi. Nii, aga alustame siis klassikaliste tarokaartidega ja kõigepealt jäärad. Tere tulemast siis jääradele. Vaatame siis, milline on selline üleüldine energeetika, mida sa võiksid tähele panna. Sulle tuleb karikate rüütel ja ka müntide kuningas. Nii, võtame veel paar kaarti. Kindlasti on siin emotsioone, tundeid. Sauade kuus tähistab võitu. Nii, tuleb ka õhuelemendi 2 ehk siis mõõkade 2 sulle siin, mis võib tähistada mingit ajutist blokeeringut või seisakut. Ja võtame ühe kaardi veel. Ja selleks on mõõkade 8. Nii, mida ma kõigepealt siin siis näen? Kindlasti on tulemus siin romantiline ettepanek sulle, ehk siis karikate rüütel tähistab alati sellist ettepanekut, sellist sinu poole liikumist just sellises romantilises võtmes. Ja selle inimese kavatsus on ehe, puhas, siiras. See võib tähistada uut armumist, uut võimalust, uut hingamist nii-öelda. Igal juhul tunded lähevad rohkem voolamisse. Emotsioonid ja tundeküllasus on siin võtmesõnaks. Siin on ka müntide kuningas. Müntide kuningas on väga suuremeelne, lahke, tal on oluline ka tema töö, tema karjäär, justkui sellised ka maised väärtused. Kindlasti on ta väga edukas, ambitsioonikas, aga siin on ka selline justkui oma mündi hoidmine, võib-olla midagi seoses koduga. Igal juhul on see positiivne kaart, tähistamaks ka muutuseid justkui materiaalses plaanis, tööalaseid muutuseid, edutamist, võimalusi, häid pakkumisi sulle siin. Ja muidugi võib tähistada ka konkreetselt siin siis maaelemendi meesterahvast, kelleks on siis sõnn, neitsi, kaljukits. Et võta see, mis õige tundub. Ja siin on siis ka veeelement, milleks on siis vähk, skorpion, kalad. Tähemärkidest hetkel esindatud. Siin on siis natukene nooremapoolsem, rüütli staatuses, justkui meesterahvas, võib-olla kes on mitte niivõrd küps, aga tema kavatsus on kindlasti puhas, siiras. Ning siin on selline meesterahvas, kellel on oluline tema töö, tema kodu, tema karjäär ja sellised nagu maised väärtused. Siin tuleb ka võidukaart, mis ütleb, et kindlasti siin soosivad nagu positiivsed uudised, võimalik, et edutamine, tunnustamine, kindlasti sind pannakse rohkem tähele, hakatakse rohkem märkama, tunnustama, et sind soosib võit. Kui sa oled mingisugust olukorda siin hetkel võib-olla kahelnud või kõhelnud, et kuidas edasi liikuda, et kas see tasub ennast ära, siis kindlasti sind soosib võit selles olukorras. Sest siin ma näengi seda, et sul on hästi palju võib-olla ka selliseid piiravaid uskumusi või midagi, mis sind nagu piirab, et lausa selline mõõkade ring justkui on ümber sinu, sul on silmad kinni. Sa kuidagi kardad välja rabeleda mingisugusest piiramisrõngast. Sa võib-olla isegi tunned, et sa oled natukene ennast ise nii-öelda nurka ajanud, võib-olla oma südame lukku pannud. Siin võib olla piiratus, piirid ümber sinu, aga sa saad sellest lõksust nii-öelda välja rabeleda. Siin on võimalus see võit ära tuua, aga ainsad müürid on tegelikult ainult sinu enda peas. Nii kaua, kui sa elad justkui nende kinniste silmadega, nii kaua, kui sa lased ennast justkui mõjutada ja mõjutada ka ennast justkui sellistest uskumustest, siis sa blokeerid nagu külluse voogu. Aga vaatame edasi, mis siin piirab või miks sa tunned ennast niivõrd piiratult.
siin võib olla kellelgi mitu valikut partnerlussuhtes, sest siin on justkui ka, ma tahaks öelda, et kättesaamatud partnerid mingil põhjusel, kas keegi on veel seotud eelneva suhtega või suhte dünaamikaga oma ekspartneriga või koduga, et kuidagi sellised kaardid hetkel tulid lauda jääradele siis. Kuna tegemist on üldise lugemisega, võtasid kaasa see, mis õige tundub. Aga vaatame lisakaarte sulle peaingli tarokaartidest. Päike on üks positiivsemaid kaarte taros. Päike tuleb välja, naeratus tuleb taaskord huuline. Sind inspireerib edu. Elu on imeline, positiivne mõtlemine viibki sind tegelikult edasi ja viib ka sind armastusele lähemale, tõelisele armastusele, kus on 2 südant teineteisele pühendunud. 2 südant, mis on pühendunud millegi imelise loomisele. Siin on tulnud ka välja hingesugulase energia. Ära anna alla ka nende suhtes tegelikult, keda sa armastad, et need käed on siin ühendatud. Siin on see paar, kes vaatab teineteisele sügavuti silma ja silmad on hingepeegel. Ja Raafali 2 kindlasti soosib sellist duaalsust, partnerlust, harmoonilist ühendust ja siin on siis hingesugulase energia praegult välja tulnud. Võtame ühe peaingli tarokaardi veel. Ja selleks on Gabrieli 7. Isegi kui su selja taga lööb välku, sina oled kindlalt sadulas. Seisa selle eest, millesse sa tegelikult väga usud. Ole enesekindel ja leia siinkohal üles oma isiklik jõud. See ütleb tegelikult sulle siin ka seda. Jää oma õigustele või oma piiridele kindlaks. Ära lase justkui oma piiridest üle sõita või üle tulla kellelgi. Sul on oluline hoida seda joont ja säilitada see justkui see kaine meel, et mis on sulle oluline ja sa seisa selle eest. Ja tegelikult sa oled siin sadulas. Sa oled kindlalt, sa liigudki edasi. Sa tuled välja sellest piiramisrõngast, kus iganes sa kinni jäid, kus iganes sa takerdusid. See olukord laheneb. Sa liigud välja. Et siin on siis valge ratsu, siin on valge ratsu, see tähistab sellist lausa kiiresti muutuvat energiat, edasi minekut, edasi liikumist sulle siin. Ja vaatame siia siis mõned väikese ingli kaardikesed. Nii, kõigepealt siis jäärad. Number 2. Head uudised, hüvangu kasv. Ehk siis müntide 2 või siis ruutu 2. Vikerkaar on väljas, tuleb parem tasakaal, tuleb balanss. Midagi sa tasakaalustad. Mõtle, õpi, kaalu. Taaskord tule 7. Sama kaart, mis on sul siin peainglitelt, see Gabrieli 7 on siin siis see tule 7. Ja ma kuidagi tajun seda, et sa võib-olla kaalud ja kaalutled mingis küsimuses, kuidas edasi. Sa võib-olla võtadki selle aja maha hetkeks aja iseendale, et saavutadagi see parem tasakaal. Et ära selles mõttes karda ka seda tunnet, et võib-olla sul on tekkinud see soov küll edasi liikuda, aga sa ei saa seda teha enne, kui sa oled selleks 100% valmis tegelikult. Et see ongi see mõtle, õpi, kaalu ja loo need tervislikud piirid, mis on sinu hüvanguks. Et need piirid ja piiride hoidmine on ka millegi pärast hetkel siin väga tähtis sulle. Et saavutada see imeline elutasand, kus sa tunnedki, et sinu huulil on taaskord naeratus. Kindlasti on suhtedünaamika väga oluline aastal 2026 ja ka hingesugulus või hingeside. Ehk siis Raafali 2 räägib meile ka duaalsusest, partnerlusest ja pühendumisest ja koos loomisest. Vaatame siis siia juurde veel romantika-ingritelt soovitust. Sa oled atraktiivne. Sa tõmbad oma ellu häid kogemusi
ja ma kuidagi tajun, et sa tegelikult oled atraktiivne ja see soosib siin edu sulle tegelikult igas eluvaldkonnas, see soosibki sulle paremaid võimalusi, paremaid kontakte, et kuidagi inimesed märkavad sind ja sinu ilu, sind nagu võetaksegi lausa inspiratsioonina või sa kuidagi särad rohkem. See atraktiivsus on hästi tähtis ja see eneseusk ja eneseteostus just selle koha pealt, et sa elaksid ka rohkem hetkes, naudiksid neid hetki, mõistaksid, et kui väärtuslik on sinu enda siis selline heaolu siinkohal. Tuleb ka elupartneri kaart. Hästi oluline on see stabiilsus ja turvatunne sulle siin. Ja selle kaardiga öeldakse, et sa oled valmis püsisuhteks või püsisuhte süvendamiseks, loomiseks, koos loomiseks, et mis on lausa selline elukestev partnerlus siin. Tõelised tunded on väga tähtsad, just see tunnete voog ja luba need tunded luba need vabalt nagu endas voolata. Et sa jagad neid tundeid ja need on väärt nagu avastamist taaskord. Et kellelgi on väga suured tunded sinu vastu. Suured tunded. Ja siin võib tulla see ettepanek sulle, romantiline ettepanek. See võib tähistada kihlumist, abiellumist, kokkukolimist või siis üleüldse nagu näitamaks üles sellist suuremat sorti pühendumist. Igal juhul armuelu liigub edasi sellisele, siin on öeldud level up, kõrgemale ajajoonele, kus te tunnetegi teineteisega koos seda head klappi. Et see süveneb ja just see tunne, et teil on koos hea. Keegi liigub sinu suunas romantilise ettepanekuga, seda tõestas meile karikate rüütel siin kohe alguses. Müntide kuningas tähistab ka siin seda turvatunnet ja koduga seoses muutuseid, et oluline on ka see kindlasti see materiaalsus siin. Ja vaatame edasi. Võtame siis ka valguselooja sõnumi kaardid siia. Sinu hing on hoitud samuti sinu teine pool, ära muretse, teid toetab valguse vägi. Ja tegelikult väga kaunis hingel on siin hästi puhas, hästi puhta energiaga kaart. Et kui sul on keegi südames, väga sügaval südames ja see on sügav hingeside, kaks südant, mis on tegelikult pühendunud teineteisele, hingesugulased, siis ära muretse, teid tegelikult toetab see valguse vägi. Armastuse jõud, see on kõige puhtam, mis praegult siit välja saab tulla selles suhtes. Ja siin tuleb teine selline helge energiaga kaart veel, keegi heatahtlik toetab sind ja sinu hingepartnerit, võta see kingitus vastu tänulikkusega ja luba hingedel taas ühineda. Hingepartneri energia tuleb jõuliselt läbi, hinge ühendus, hingeside, hingesugulus ja ka see toetus. See võib olla kuidagi teistpoolsuse toetus, inglite toetus. Keegi heatahtlik toetab sind. Usu. Vaatame siia halja soovituse siis jääradele. Ja tuleb tähevaatluskaart. Tähtede vaatamine toob sulle haljate keskendumisvõime. Sinu intuitsioon voolab vabamalt ja toob sinuni teadmised, mida vajad olukorra lahendamiseks. Ehk vaata sinna tähtede poole ja täht üldse sümboliseerib tegelikult seda, et sinu eluallikas läheb palju paremini voolamisse. See on ka tervendus. Ja kuidagi sealt nagu tähtedelt või tähetarkuse poolt tuleb see juhatus sulle, nii ma tajun. Siin on ka kuu tähistab varju poolt, see oli ka sul siin mõõkade kahe peal see kuu on ja,
et siin võib olla emotsioone, siin võib olla sellist nagu tõusu ja mõõna, aga sul on see sisemine tarkus ja teadlikkus, mis viib sind lahendustele lähemale. Ja usalda rohkem siinkohal tõesti oma sisetunnet, oma vaistu ja oma südametarkust. Ja sinu tõesti see sära on väga inspireeriv. Ja siin on tegelikult see justkui väga sarnane see hoiak, see naisterahvas siin ja siin samamoodi. Kuidagi see enesekindlus ja sirge seljaga seismine on hästi oluline siinkohal. Samas see nagu justkui mõtted õpid kaalud, seisad sirge seljaga ja tead oma väärtust. Selline tuli siis kaardiladumine aastaks 2026 jääradele. Tegemist on siis üldise ladumisega, võtasid kaasa, mis sulle õige tundus ja ma loodan, et sind inspireerib edu ning uued võimalused. Aitäh siis jääradele. Nii, aga liigume edasi järgmise siis tähemärgi juurde. Ja täna siis teiseks tähemärgiks siin on meil lõvi. Vaatame siis, mida toob aasta 2026 lõvidele. Müntide 8. Töökus, stabiilsus, justkui selle mündi mõlema poole vorpimine. Võib-olla sa teed midagi hästi pühendunud, hästi selliselt süvitsi. Tuleb ka kaart, mis räägib mingitest piiridest või võib-olla ka piiravatest uskumustest, võib-olla ka mingist pahest. Ehk siis midagi on su elus veel sellisel kujul muutumises, et sa pead kuidagi lahustama mingeid vanud mustreid, et välja liikuda. Tuleb ka valikute kaart, milleks on siis karikate 7. See räägib valikutest, mis on emotsionaalsed. Siin on igas karikas justkui midagi, mis sulle pakutakse, aga sinu ülesanne on justkui leida üles armastuse karikas. Siin on justkui mingid õppetunnid, mingisugused olukorrad, situatsioonid, mis sind enam ei teeni ja sa kuidagi liigud välja. Sa seisad silmitsi uute valikutega ja sind soosib tunnustus. Nii lõvid. Kui sa planeerid tööalaseid muutuseid, siis soosib tunnustusvõit, nii-öelda progress, edutamine. Kui sa ootad mingis muus eluvaldkonnas, suhtevaldkonnas näiteks muutuseid, siis sinu enesekindlus kasvab, sind hakatakse rohkem märkama. Sa justkui paned ennast rohkem pedestaalile. Kindlasti see kaart tähistab ka häid uudiseid ja sellist positiivset edasiliikumist. Nii lõvid, teile tuleb ka siis maagikaart, mis ütleb, et sa saad hästi palju uuesti luua, sul on olemas väga palju seda nagu loomejõudu või potentsiaali. Ehk siis maagil on justkui lauas kõik tööriistad, münt, peeker, saumõõt ja maagi pea kohal ma näen siin seda lõpmatuse sümbolit. Ehk siis kõik on voolamises, kõik on edasiliikumises ja sina ise oled oma elu looja. Antud juhul selles kontekstis sa võid midagi uuesti manifesteerida, midagi uuesti teadlikult luua ja ka sinu selline maagiline jõud on praegu väga võimas, et sul on ka sellist maagia ja maagioskuseid, millegipärast ma tajun. Et see kaart tähistab uut algust sulle siin, isegi kui sa oled mingis vanas elumustris või tsüklis kuidagi kinni ja sa tunned, et see kuidagi piirab või ahistab sind või tekitab sellist raskust, siis sa teed mingi valiku ja sa valid igal juhul selle võidu ja tunnustuse, heaolu, rõõmu ja isegi kui sul on vaja uuesti alustada, uuesti luua, sul on ka selleks jõudu, et seda teha väga selliselt puhtalt kujul. See võib-olla võtab natuke aega, kui sa nagu siin nii-öelda plaanid mingisuguseid muutuseid tööga, koduga seoses, siis sa teed ka seda väga pühendunult. Et siin on siis
number 8 ehk siis ka müntide 8. Nii lõvidega vaatame, mida räägivad siinkohal peainglid, tarakaardid. Millised inglid on praegu siin sinu selja taga? Sulle tuleb lahenduste kaart, mis on iseenesest hästi positiivne, et ühes peeglis tuli, teises vesi. See on nagu mõõdukus, kõike parasjagu, edu, mis kaasneb õiglase kompromissiga, oluline kannatlikkus, andestav ja tervendav energia, andestav tagasivaade justkui mingitele sündmustele ja sa balansseerid midagi enda sees, täpselt nii kaua sa justkui tegeled elus mingi vastuoluga või vastuoludega, kuni sa saavutadki sellise sisemise rahu ning tasakaalu enda sees. Et lahendused on juba sinu poole teel. Justkui inglid toetavad sind ka nende lahenduste osas. Ja ma näen ka seda, et sinu selja taga on peaingel Rahval, kes on siis tervenduse ingel, et võib-olla siin on olnud sellist emotsionaalset takerdumist, kurvastumist või mingi blokeeringust kui südame tasandil. Otsi teisi võimalusi, märka maagiat oma elus, märka maagiat, sest sina oled ise maag ja ole teadlik enda emotsioonidest siinkohal, et elu toetab sind, elu kannab sind ja kui sa tunned, et on teisi võimalusi ja see olukord enam ei teeni, siis liigu välja. Tee läbi see transformatsioon või muutus, mis sul teha vaja on. Aga kõigepealt loo see sisemine tasakaal endas ja siis astu need sammud, on ju. Nii, vaatame veel ühe kaardi. Palun siis lõvidele. Sulle tuleb Gabrieli kuningas. Siin on siis meesterahvas, kes on väga entusiastlik, väga kirglik kindlasti, küpse meesterahva energia ehk siis tulekuningas, ka siis tähemärgid, jäärlõvi, hambur tuleb läbi siit. Keskendu suurele pildile, jätta üksikasjad teiste juureks, kogemus, mis toob sulle suure edu ja kuidagi sind soosib edu, inspiratsioon ja kirglikkus. Tulekuningas on väga selline kena, sportlik, seiklusjanuline, võib-olla tahab reisida, midagi uut katsetada, proovida, aga temas on see nagu kuidagi see kirg midagi ära teha, sellist kuidagi tajun sellist nagu enesekindlust. Ja vaatame siia siis mõned väikese ingli kaardid lõvidele. Nii, selleks on siis teine 4 praegult, mis siin tuli ja selleks on siis tule 4, sõprus, usaldus, abivalmidus on ka võtmesõnaks, võib-olla millegi tähistamine, millegi koos loomine, väga positiivne, aga säilita ka kaine meel. Siin on olukord või situatsioon, kus sa võid tunda sellist eraldatust või üksindust või kõrvalejäetust. Aga sa ei tohi karta muutuseid. Säilita selles olukorras see kaine meel. Päike piilub siit puude vahelt. Isegi kui siin on selline jäine või külm see õhk, tuleb lahendus. Et see nagu ütlebki, et säilita kaine meel selles olukorras, lahendused on sinu poole teel. Ja võib-olla siin on keegi, kes on väga sõbralik ja abivalmis ning toetav, et kes siis ka sind aitab siis edasi sellel teekonnal, sest siin on meil 4 ja 5, et kindlasti on see edasi liikumine, on ju. Ja vaatame siia siis romantika inglitelt soovitust, vaatame mida siis räägitakse suhte dünaamika koha pealt. Ja sul tuleb 2 kaarti, ma panen need kõrvuti. Kõigepealt siis armasta iseennast rohkem. Ja just see eneseväärtustamine, enesearmastus loob sulle parema platvormi võimalused justkui romantilistes suhetes. Just see eneseväärtustamine, midagi seotud eneseväärtustamisega. Et ära lase kuidagi teistel mõjutada enda arvamust või eneseväärtust kuidagi alla tõmmata. Et oluline on see, et sa tead, kes sa oled ja sa tead, et ka sinul on võimalus luua seda
olukorda ümber kujundada just läbi selle, kui sa paned ennast maksma. Siin tuleb ka kaart, milleks on honeymoon ehk siis mesinädalad. See võib öelda siin seda, et võib-olla tuleb mingi tore reis, võib-olla sa veedad ikkagi rohkem aega, kvaliteetaega oma kallima seltsis, oma armsama seltsis, kuidas iganes, või siis sa näiteks reisil kohtad kedagi, kui sa praegult oled vallaline. Igal juhul selline koos veetmise aeg ja midagi hästi sellist nagu ilusat ja kerget tahab tulla ja justkui ka millegi nagu tähistamine või jah, rõõmu kogemine siinkohal. Et jah, mesinädalate kaart sul siin siis. Nii, vaatame mõned haljakaardid ka sulle siit just suhtedünaamika koha pealt. Ja see hetkes elamine, siin võib tulla kingitus kellegilt eriliselt. Ja see kingitus võibki olla selline ilus hetk. Ja tuleb kaart, mis räägib ka igavesest nooruslikkusest või just sellisest tundest, et asjad liiguvad kergusesse, selline mängulisus. Midagi, mis paneb sinu hinge helisema, südame tantsima. Ja teine kaart, mis räägib sulle siinkohal kingitusest või kingituse tulekust. Ja siin on öeldud seda, et kingitus on ühised hetked. Armastuse keel kui selline on siin kingitus ja võib-olla siis kingitus ühiste hetkede näol. Kvaliteetaeg kindlasti on üks märksõna siin. Ja vaatame siis valguselooja sõnumi ka siia juurde. Nii, lõvidele. Mine loodusesse, vajad vaikust rahu kogemaks meeleseisundit, mis hoiab sinu südant. Sinu hingehaav saab nüüd tervendust, luba tunda kõiki emotsioone, sest imed on naasemas kohe, kui sina oled tervenenud. Kontakt siis maaenergiaga, loodusega. Armasta kogu meie planeeti. Siin on üks ilus hirvelapsuke. See tähistab justkui sellist tingimusteta armastust, kergust, empaatilisust. Luba endale puhkust ja avarda maailmavaadet. Siin tootab nii-öelda maagiliselt imeline reis uuel tasandil. Selline hästi abras energia, aga ka kuidagi selline rõõm kogeda midagi hästi kerget. Ja võtame ühe haljakaardi ka. Okei, sulle tuleb selleks siis mõõdukuse kaart ja meil oli tegelikult ennem siin peainglitel ka ju mõõdukus ehk lahenduste kaart. Et lahendused on sinu poole teel, aga ära piitsuta ennast ka nagu igal sammul, et kuidagi siin on võib-olla sul elus olnud midagi, et sa teed väga äärmuslikult. Kus sa oled ainult siis ma ei tea, tööle pühendunud ja kuidagi unarusse jätnud iseennast. Nüüd on oluline see mõõdukus, et sa vajad ka puhkust, sa vajad ka emotsionaalset küllust, vaba aega, aega siis eriliste inimestega koos veetmiseks. Kui sa oled väga äärmuslikku dieeti pidanud, siis öeldakse, et võib-olla nüüd on aeg endale natukene midagi lubada, teha mingis osas järeleandmisi, et igal juhul sa saavutad selle sisemise mõõdukuse ja ka selle rahulolu just läbi selle, et sa teedki teadliku otsuse, et elu peab olema nagu kerge, vabas liikumises ja tegelikult oluline ongi see, et see teadlikkus, et sina oled terve või sina oled nii-öelda selles mõõdukas ning heas kohas ongi kõige olulisem. Nii, et selline tuli siis kaardiladumine siis lõvidele, et siin on väga palju selliseid inspireerivaid sõnumeid tegelikult sulle, et sa saad uuesti luua, saad uuesti alustada, siin tulevad lahendused, oluline on ka selline mängulisus, kergus, siin tulevad kingitused, et väga palju on tegelikult, mida oodata. Ja kuidagi sa ka oma südamesse teed ruumi, südame tasandit sa tervendad.
ja sinu hingehaav või see meeleseisund saab siis nii-öelda tervendust, et ma kuidagi tajun seda peahingerahvali kohalolu praegult väga jõuliselt. Nii, soovin siis lõvidele kõike ilusat aastal 2026, võta siit kaasa see, mis õige tundus. Aitäh siis lõvidele. Nii, aga liigume edasi, et üks tähemärk on veel, selleks on siis hamburid, jah. Nii, tere tulemast siis hamburitele. Vaatame, mis toob aasta 2026 hamburitele. Et segan sulle siis kõigepealt mõned tarokaardid. Vau, sulle tuleb kõigepealt siis kohtumõistmine ja kõrval tuleb kohe siis karikate 10. Emotsionaalne küllus, heaolu, rõõm, perekondlikul tasandil. Okei, aga midagi vana justkui kukub ära, midagi vana su elust kaob ära, et siin on selline justkui viimne kohtupäev. Sa seisad silbitsi valikutega. Siin tuleb ka kaart, mis räägib tähistamisest, kogukond, perering, sõbrad on olulised. Nii, võtame ühe kaardi veel hamburitele. Päike. Päike on üks positiivsemaid kaarte. Ja see on suure arkaani kaart. Ja hetkel on meil siin siis 2 suure arkaani kaarti, milleks on siis kohtumõistmine ja päike, ehk me alustame siis ladumist sellest, et siin on justkui selline andestav tagasivaade mingitele minevikusündmustele. Sa liigud välja mingitest vanadest mustritest, et kogeda suuremat sorti rõõmu, rahulolu, heaolu, harmooniat. Et siin on need lapsed, kes hoiavad teineteisel käest kinni, justkui see naeratus tuleb huulile. Kindlasti on seos mingisugusel tasandil siin nagu tunnen seda, et mingisugused elulised õppetunnid seoses nagu perekonnaga, perega, pere loomisega, et siin on emotsioonid, mis on üles kerkinud. Sinu südames on kindlasti soov, et kõik need 10 karikat oleks täidetud, et see pere hoiab kokku, et siin on see koostöö, siin on see väikelapse energia, et asjad oleksid joondumises, et aasta 2026 toob sulle tegelikult suhte tasandil võib-olla mingit laadi valiku, aga sa liigud ikkagi järjest lähemale sellele, et sa siis saavutad selle heaolu rõõmu ja lood siis selle perekonna ühtsustunde kellegiga, kes on sinu vääriline. Et siin on midagi seoses siis õppetundidega, et justkui igas karikas pakutakse midagi ja võib-olla sa oled justkui tundnud, et sa oled komistanud ning kukkunud, kuid sa lood uuesti. Et saavutada just see heaolu, et ka lapsed oleksid rahul ning õnnelikud, kui siin on lapsed või laste dünaamika kuidagi seotud. Millegi tähistamine, rõõm, millegi koos loomine, ehk siis karikate 3 räägib emotsioonidest, pidustustest ja koos loomisest. Et sa tahad ka tunda seda kergust ja kindlasti siin tuleb midagi ikkagi seoses perega, koduga, ja sa kuidagi tähistad ka ühel hetkel siin seda, et siin on see karikas, mis tegelikult lausa voolab üle, on ju. Et kui siin sa justkui oled selle valikuga silmitsi seisma, sa pead justkui valima selle armastuse karika, siis ma tunnen, et sa täidad selle armastuse karika. Vaatame, mida räägivad sulle siin peainglid. Peainglid arvakaardid. Aarili 8 ütleb, et sa oled ka väga töökas ja justkui õpiimuline. Tunnusta ennast siinkohal. Tunne uhkust oma suurepärase töö üle. Harjutamine teeb meistriks, kaaluga täiendava hariduse saamist ja koolitustel osalemist. Võib-olla sa vajad muutuseid seoses tööga. Võib-olla on hoopis siin see valikute kaart, mis räägib sul tööalastest muutustest. Et võtta see, mis õige tundub. Ja siin on ka Aarili rüütel ehk siis müntide rüütel, et sa nii-öelda
liigud väga turvaliselt, nii palju on võimalik saavutada, tee väga üksikasjalik plaan ja ka keegi heatahtlik tegelikult kaitseb või toetab sind. See võib ka tähistada, et keegi liigub sinu suunas väga läbimõeldud, see võib tähistada väga head pakkumist tõesti tööalaselt, aga samas see võib tähistada ka seda, et keegi soovib sulle pakkuda suuremat sorti turvatunnet ja oluline on ka just see vundament, mida koos luua. Ehk siis Aarieli rüütel on maaelemendi rüütel, sõnn, neits ja kaljukits tuleb läbi ja see tähistab ka sellist suuremat sorti maandatust, turvatunnet, teadlikkust. Väga huvitav on see, et hästi maine ingel on sinu selja taga, kelleks on siis see peaingel Aariel, kes on seotud pigem siis ikkagi töö, karjääri ning tervisega. Kui annad saad vastu muutustele vastuseismine, ära ole äärmuslik selle koha pealt, et sa võib-olla püüad raha väga äärmuslikult kokku hoida või kuidagi endale hoida, et siin on soovitus, et sa võid natukene julgemalt ka investeerida või natuke rohkem välja käia, et see rahavoog oleks aktiivsem või kuidagi aktiveeri seda rahaenergiat siinkohal. Et sa jah, tahaksid nagu muutuseid kindlasti ka ikkagi nagu seoses koduga või tööga, et selle valikuga ma siin tunnen seda, et sinu selja taga on see peaingel Aariel, hästi selline maineingel. Ja vaatame sulle siis väikese ingli kaardid siia. Nii, 2 kaarti tahtis juba tulla. Koostöösünd, perekonna kasv on oluline, sa liigud järjest lähemale oma tippude poole, et see võib tõesti karjääriradel tähistada edutamist ja paremat koostööd, aga see võib ka tähistada perekonnas sellist head koostööd või perekondlikul tasandil. Et siin on need 2 lindu, luiged. Luiged on väga lojaalsed, justkui moodustavadki paari eluks ajaks, nad on hästi sellised truud kaaslased. Ja siin ma näen, et need 2 lindu tõusevad vee pealt õhku ja nende tiivad kannavad. Et siin on see koostöö edasiliikumine, koos minemine. Ja ära kaota selles osas usku, usk, lootus, armastus on siin võtmesõna. Tugev side 2 poole peal. Kannatlikkus tasub ennast ära. See on kannatlikkuse kaart, et võib-olla universum siin justkui testib sind või on pannud sind kuidagi proovile, et ära kaota seda usku. Ja kui siin on tugev side kellegiga, siis sa tajud ja tunned seda tegelikult oma südames. Kui siin on distants mingil põhjusel, siis siin on ikkagi ka hingeside või telepaatiline ühendus, empaatia, kuidagi sellist energiat taju. Ja vaatame siia siis romantikainglitelt soovituse. Vaatame siis soovituskaardi. Vabasta ennast mingist piiramisrõngast. Võta kontroll taaskord oma elule. Võib-olla keegi proovib sind väga jõuliselt kontrollida või sinu elu kontrollida. Võta vastutus selle eest, et sa saad olla vaba. Vabasta ennast. Ära lase kellelgi teisel oma elu juhtida. Ja sul on turvaline tegelikult avada oma süda ning meeled. Ava oma süda ja võta armastus vastu. Sest armastus on nii-öelda kõrgema vibratsiooniga tunne. Et võib-olla sa oled tundeid kuidagi alla surunud või oled kuidagi eraldunud ja lasknud ennast kuidagi piirata kellegil. Nüüd on aeg leida tee armastuseni, võimalusteni. Nii, et olulised on sinu emotsioonid, sinu tunded. Ära eira neid. Sa väärid armastust kõige puhtamal kujul. Sa väärid koostööd ja ka ausaid vestluseid. Et siin on tulemas südames vestlused. Ja siin võib olla ka tegu kaksikleegi teekonnaga, kus on seotud siis keha, hinge, meeletasand, võtta see, mis õige tundub. Aga oluline ka see liit, ühine liit, ausus, autentsus, et need hinged, kui need kokku tulevad, oleksid mõlemad piisavalt õppinud, piisavalt tervenenud. Et see keha, hinge, meeletasand
on väga sügav. Aga kindlasti siin tulevad ausad vestlused sul kellegiga. Ja väga tõeline on see ikkagi see ühine liit. Kui siin on olnud palju takistusi, piire, piiratust, siis need barjäärid siin aastal 2026 saavad ületatud ja kannatlikkus justkui tasub ära. Siin on tugev side hinge tasandil. Siin võib-olla on tegemist kellelgi lausa tema kaksikhingega, kaksikleegiga. Tegemist on üldise ladumisega, seega võta siit kaasa vaid see, mis õige tundub. Nii, aga vaatame siia siis ka valguse looja sõnumid. Oluline on see maandatus, tasakaal, võtta vastu teadlik otsus, mida sa soovid, tee järgmine samm ja loo hästi selge visioon siis sellest ja läbi puhaste mõtete, sest sinu mõtted loovad siinkohal reaalsust. Ja kaardiladumised või kaardivideod on ka üks osa siin siis sinu elust kindlasti, et sinu usk ka maagiasse, et kõik on võimalik ja ainsad müürid on vaid sinu enda peas. Armastus on võimsaim kutse sellel planeedil ja sina oled osake sellest. Ja sinu unistused täituvad peagi, inglite soovan, et laseksid lahti kergusega, tõeline armastus voolab vabalt ja tingimusteta, usalda. Kui siin on keegi, kes esitab sulle tingimusi või tahab sind kuhugile raami või piiridesse suruda, siis tõeline armastus voolab vabalt. Sa pead välja rabelema mingist mustrist, kus keegi kontrollib või piirab sind või sinu justkui seda ka tunnete tasandit, sest tõeline armastus voolab vabalt, usalda. Kõik, mis on sulle määratud, jõuab sinuni kõige õigemal ajal, kõige paremas kontekstis, et sa pead siin hästi sedasi elu usaldama. Ja võtame siia siis hamburitele ka ühe haldekaardi, et valge ratsu kindlasti tähistab ka edasi liikumist siin. Tarkuse kaart, väga ilus. Siin ma näen seda öökulli. Öökull sümboliseeribki ka sellist justkui sisemist tarkust. Kas sulle on kunagi öeldud seda, et oled oma vanuse kohta tark? Nüüd on aeg pöörduda oma sisemise halda tarkuse poole, mis aitab sul proovile panekutega toime tulla. Ehk siis usaldama sisemist vaistu, intuitsiooni, tajusid ja tegelikult see on väga õige. Sinu südametarkus ei vea sind kunagi halt. Ja sinus on see jõud leida see ülesse ja kõige puhtamal kujul, et sa oled väga tark selle koha pealt. Isegi kui keegi püüab siin ümber lükata või väita midagi vastupidist, siis sinu sees on see tarkus olemas. Usalda seda. Nii, et selline tuli siis kaardiladumine hamburitele aastaks 2026. Päike tuleb välja, sa lood uuesti, sa alustad uuesti. Oluline on ka selline harmoonia, ühtsustunne, et see ka sinu enda sees, see sisemine liit, et sa nii-öelda tasakaalustad endas ka need yin ja yang energiat, et armastuses saaks olla see balanss, et sul on vaja veel midagi tervendada, nii ma tajun. Ja tööalased muutused on siin ka kindlasti justkui kaartides, et jah, sul olid need edasiliikumise ja ka sellised nagu tunnustuse kaardid siin, et sa liigud jah edasi ja keegi heatahtlik justkui ka toetab sind selles valdkonnas, mis on seotud siis töö või koduga. Nii. Mina tänan kõiki, kes on tulnud siis minu kaardivideosid vaatama, kuulama siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!